aktiivne korrespondent Jüri Liim! No nii, loodetavasti said nüüd tähelepanelikud raadiokuulajad juba aru, et see tulistamine ei tähenda mitte karujahu jahi ametlikku väljakuulutamist, vaid seda, et meie vanasõber Jüri Liim on jälle eetris. Palun! Tere hommikust! No jah, eks meil käi oma top-raadio Tšetšeenia igal neljapäeval. Sellel kuul ma kogu aeg tülitan top-raadio kuulajaid kosmonautika teemaga ja jätkan ka seda sama, kuna eile oli siis kosmonautika päev. Gagarini hukkumine. Kui palju on selle kohta liikunud kuuldusi, suulisi ja kirjalikke? Tema surma kohta on Nõukogude Liidu ametlikud ringkonnad teatanud. Hukkus katselennud. Lennuväljal olnud, aga omakorda olid purjus. Üritasid teha võistluslikku pikeeriot madallendu. No mõni aeg peale oma kosmoselendu pandi Gagarin kamandama kosmonautide esimest rühma. Ühtlasi valmistus ta ka oma teiseks kosmoselennuks, olles Vladimir Komarovi tublandiks. Nüüd ma veel kord tuletan meelde, et teatavasti hukkus Komarov 67. aastal kuulendudeks määratud laeva katsetamisel. Oli saatuse tahe, et Gagarin ei lennanud sellel laeval esimesena, kuigi tema kuulsus oleks eeldanud programmi esinumbriks olekut. Saatus andis talle veel 1 aasta jagu päevi. Kosmoselennule järgnenud aastate jooksul omas Gagarin juurdepääsu kõikidele lennuaparaatidele loa alusel, milline oli formuleeritud sõnadesse ilma kitsendusteta. Ta õppis Sukovski nimelises õhujõudude akadeemias ja tema iseseisvad treeninglennud 68. aastaks pandi paika kevad-suve perioodile. Siis pidid olema kõige paremad ilmad. Jaanuari alguseks 68 sooritas ta oma akadeemia eksamid. Nüüd avanes Gagarinil võimalus uuesti asuda lennukid treeninglennude juurde. Kosmonaut alustas aktiivset ettevalmistust nendeks treeninguteks ja esimese õhkutõusu sooritas juba 13. märtsil 68. Peale seda edukat lendu oli Gagarinil elada jäänud veel 14 päeva. Tagantjärgi on tõsise ebausuga vaadatud 13. kuupäeva peale. Seekord ebauskond õigustas. Saatus hakkas kerima vanakuradi tosinast. 27. märtsil pidi Gagarin Moskva lähedaselt lennuväljalt sooritama iseseisval lennu hävitajal MiG-17. Just selleks eesmärgiks spetsiaalselt valmistati ette 11. lennuk pardanumbriga 19. Planeeritud oli 2 ringlendud tsoonis, kumbagi kestuseks 30 minutit. Enne aga pidi tema õpetajast kaaslane Serjogin koos Gagariniga sooritama samal päeval kontrolllennu lennukil MiG-15. See pidi olema viimaseks kontrolliks enne lendu MiG-17. Vastavalt reeglitele kontrolliti maa peal päev enne lendu lenduri valmidust ja oskusi. Peale Serjogini kontrollis Gagarinit veel eskadrilli komandör alampolkovnik Ustenko. Ka tema tuli järeldusele, Gagarin on lennuks valmis. Ärevuses muidugi oldi, kuna Gagarini julgeoleku eest vastutasid paljud suured ülemused peaga. Lennukis võttis Gagarin ise esimesel piloodi kohal, Serjogin tagumise. Kell 10.19 anti luba lendutõusuks. Kell 10.30 lõpetades tsooniharjutuse kandis Gagarin ette lendude juhile ja palus luba tagasitulekuks. Maa pealt loa ta sai ja sellega raadioside lõpetati. Mitte mingitele maa pealse lennujuhi järgnevatele küsimustele Gagarin ja Serjogin ei vastanud. No minuti möödudes kusagil kell 10.31, 3 kilomeetrit Novosselova külast juhtus parandamatu. Söötes maapinda kadus lennukiraadari ekraanil. Valitsus ja eriti vastutavad ülemused olid paanikas. Eeldada võis peade lendamist. Juurdlust hakkasid läbi viima 2 komisjoni. Mõlemad komisjonid omasid piiramatud volitusi. Tehti kindlaks, lend toimus peaaegu täielikus pilvkattes 2 pilvekihi vahel. Alumine kiht oli 500-600 meetri kõrgusel, ülemine 4,5 kuni 5 kilomeetri kõrgusel. Uurimise muutis keeruliseks ka see, et tol ajal ei olnud nendel lennukitel veel musta kasti ja kõik tuli panna paika säilinud andurite järgi, mida osudes leiti. Maha niidetud kaskede latvade järgi sai võrdlemisi täpselt aru lennuki kaldest enne maha tantsatamist. Hukkumislehtri suuruse ja sügavuse põhjal võis eeldada lennuki kiirust. Põhjalikult uuriti Gagarini viimast minutipikkust vestlust maaga. Meditsiiniliselt uuriti piinliku täpsusega Gagarini kõne dünaamikat
ja vereproove. Tehti kindlaks, hukkunute veres puudusid ühendid ja elemendid, millised on omased ebakainele olekule. Samuti ei täheldatud selliseid tunnuseid kõnes. Mõlemaid analüüse muide tehti väga kaua. Ja nüüd palju aastaid hiljem püüdsid mõned Gagarini kolleegid asjasse veel kord selgust tuua, kuna komisjon üheselt midagi ei öelnud. Gagarini ettekanne 10:30 ei näidanud mingit ohtu. Lend toimus, nagu öeldud, kahe pilvekivi vahel, kus horisont oli halvasti nähtav või nähtamatu. Dünaamikaspetsialistid koostasid arvutil lennutrajektoori ja taastasid avarii viimase situatsiooni. Üheselt suudeti tõestada. Alumisest pilvekihist väljasukelduses oli lennuk otseses või peaaegu otses sööst laskumisest pikees. Nii pea kui lendurid orienteerusid nähtavale ilmuva horisondi järgi, nad rakendasid maksimum jõupingutusi pikeest väljatulekuks. Ja ei suudetud siiski anda vastust küsimusel, miks oli lennuk pilvest väljatulekul niivõrd järsust pikees. Siin arvati olema 3 põhjust. Esimeseks, alumise pilvekihi ülemisele piirile jõudes pidasid lendurid sealse katkendliku pilvealuse ühte tükki mingiks ootamatult ette tulnud objektiks, ütlemisid lennukiks või õhusondiks. See sundis neid järsult alla minema. Mina küsiksin, miks mitte üles minema. Teiseks, lennuk sattus keerisuskutti. Teise läbi lennanud lennuki jälge. Sellises jäljes tekib omapärane keerisvoolus. Sattudes sellisesse spiraalsesse voolusesse ei ole temast praktiliselt võimalik väljuda. Lennuki eemaldudes need keerised nõrgenevad, kuid on piisavalt mõjusad isegi mitme kilomeetri taha. Mina jälle küsiksin, kuidas saab võimalik olla, et ei teatud teisest lennukist tsoonis. Ja kolmas, võimas tõusev õhusammas. Tol päeval kohale jõudnud külma õhufront sellist võimalust ei välistanud. Kas Gagarin ja Serjogin eksisid? Leiti, et viga ei tehtud lõppfaasis, kuid midagi tehti siis seda lennu algperioodi. Arvestused näitavad, pilvekihi läbides ja horisondi nähes oli juba hilja katapulteeruda. Tollaegne selline tehnika seda ei võimaldanud. Ekipaas hindas kriitilist olukorda õieti. Seda näitavad katapulteerimise valmistamiseks vajalikud mitmed vahendid olid stopperis. Lennuki päästmiseks tehti kõike piiri peal, et ta ei laguneks ülekoormuste tõttu juba õhus, mis oleksid võinud juhtuda pikeest järsu väljaviimisega. Mõned sekundid olid Gagarin ja Serjogin oma elu eest võideldes ülikoormustes 11 ühikut. MiG-15 muide võib välja kannatada kuni 12 ühikut. Sööstest pikeesse lennukil lõppfaasis peaaegu puudus kalle ja juhtrool asus neutraalses asemis. Nii et nad jõudsid juba midagi teha. Neile ei jätkunud kõrgust 250 meetrit ja aega 2 sekundit. Ja lõpetuseks on ikkagi mõistatused. Kas mehed siis sugugi ei jälginud lennuki mõõteristade näitusi? Need olid ju mõlemal lenduril silme ees, nagu ka juhtpuldid nii ühel kui teisel, või ei olnud mõõturid korras? Miks läks Gagarin planeeritud kevad-suvise ohutu perioodi asemel lendama niivõrd varakult ja piisavalt halbades ilmastikutingimustes? Eriliselt intrigeeriv on see pingsalt pööratud meditsiinile tähelepanu, Gagarini kõne dünaamikale ja vereproovidele. Vast see oligi põhjuseks, mis Kreml oli sunnitud vaikima. Mis ja kus on tõde, lõplikult ei ole ta siiani paigas. Head päeva, lugupeetud kuulajad! Gagarinile eelnenu ja temale järgnenu andis põhjuse selliseks kosmiliseks romantismiks. Inimesed uskusid, ootasid ja lootsid, et nüüd lahenevad enamikud maa vaevavad probleemid. Võib-olla, aga teiselt poolt oli see lihtsalt võib-olla üks romantismi puhang, mille näiteks on ka see laul, mis praegu veel mängib.
Marsil ei ole õunapuid, kahjuks või õnneks veel, ma ei tea, võib-olla on seal looduskaitseinspektorid, kes ei lubagi sinna õunapuid istutada. Võib-olla peavad seal hoopis kohalikud puud või asjad kasvama. Igatahes ei ole neid puid veel seal. Aga unistused, need on jäänud ja unistused on sellised asjad, millest tuleb ja maksab kõvasti kinni hoida.